Tere hommikust, armsad vennad ja õed, kallid sõbrad, kes te olete siin ja kes te jälgite meid siis ka ekraanide taga, soovime kõigile ilusat esimest adventi. Ja nii nagu ikka meil tavaks on, esimesel advendil me süütame ühe küünla ja armas vend Alois on meil seda ustavalt teinud, võiks täna öelda juba aastakümneid. Ja ta saab sellega imepäraselt hästi hakkama. Nii et täname Jumalat. Ütlen veel kord tere tulemast siis kõigile siia Nelikaare kogudusse. Ja täna on siis advent, mille kohta öeldakse ka, et see on üks eriline aeg. Miks ta siis nii eriline on, siis tuuakse välja mõned sellised märksõnad, milleks ta on ootusaeg, ta on nagu üks vaikuse ja valguse süttimise aeg ja kui sa sellele mõtled, siis kõike ta ju seda ongi. See on nagu ka üks uus algus meie südames, kus Jumal kutsub meid ikka hetkeks peatuma ja siis tõstma oma pilgu siit argisest ikka korra ülesse ka tema poole vaatama, sellisest igapäeva siginast ja saginast välja astuma ja lihtsalt korraks mõtisklema selle advendi tähenduse üle. Tema soov on muidugi täita meid rahu ja rõõmuga, julgustada ja kinnitada. Ja esimese advendi küünal, selle kohta öeldakse ka, et see kannab alati sellist lootuse tähendust. Nii et kui sina täna oled siin ja sinu lootus hakkab kaduma vaikselt, siis ehk tuletab täna see küünlaleek meelde sulle, et ikka on lootust. Ja just lootus on midagi, mida võib öelda, et see maailm täna väga vajab. On inimesi, kes on täna rasketes olukordades, lootus nagu hakkab kustuma, aga just nendele mõeldes täna ka palves tuletame meelde, et nad ei kaotaks lootust, vaid et nad võiksid ikka loota. Lootus on midagi huvitavat, lootust, mis ei toetu meie tunnetele ega oludele, vaid Jumalale. Just nimelt Jumalale, kes on ustav ja kes on hea. Vana testamendi prohvet Jesaja kirjutab 9. peatükis väga tabavalt. Ta ütleb, rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Pimeduses käijad näevad suurt valgust. See valgus, millest ta siin kõneleb, on Kristus. 100 aastaid enne ta räägib valgusest, maailma valgusest, kes tuli ja tuleb endiselt valgustama iga inimese eluteed, kaasa arvatud sinu eluteed. Advent tuletab meile meelde, et Jeesus ei küsi, kui vana sa oled, kui palju sul on midagi, kui kaugele oled jõudnud või kui palju oled eksinud. Ei, tema valgus on mõeldud igale inimesele. Ja igaühele, kes igatseb näha aina selgemalt, käia kindlamalt ja kanda südames rohkem rahu. Rahu me vajame. Täna, kui oleme süüdanud esimese küünla, siis palume ka, et Kristuse valgus võiks süttida inimeste südames, meie sees, tuua rahu sinna, kus on ärevus ja kasvatada seda lootust sinna, kus on olnud tühjus. Olgu see advendiaeg nii meile, kes me täna siin oleme, aga kes on ka kaugemal, olgu see meie jaoks aeg, kus tekib ka teatud mõttes selline uus algus, pühavaimu ootus, aeg vaikseks palveks, sügavamaks mõtlemiseks järele elu üle, usaldades Jumalat ja miks mitte avardada meie telgivaiu selleks, et enamgi mahuks inimesi sellesse telki, keda armastada.
Ma usun, et tänane koosolemine ka siin on üks hetk meie elus, kus me saame vaikseks jääda, saame mõtiskleda, saame kuulata Jumala sõna, koos palvetada ja ülistada. Ja Jumal on kõike seda väärt. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Tõuseme alguspalveks. Jeesus, me täname sind, et sina oled maailma valgus ja sina oled valgustamas igat inimene südant, kes täna on ka pimeduses ja otsib lootust oma elus. Jeesus, me täname, et sina oled tulnud, et vabaks osta meid kõigest halvast, kõigest pimedusest ja oled pakkumas meile lootust ka seal, kus tundub, et inimlikult enam lootust ei ole. Me täname, et me võime olla sinu poolt hoitud ja kaitstud, vaatamata sellele, mis on olukorrad meie ümber. Täname, et sa oled siin, tõotuse sõna, mis ütleb, et kus 2 ja 3 on sinu nimel koos, seal sina oled nende keskel. Tänu sulle, et sa oled siin oma armastuses, et soojendada meie südameid. Tänan sind iga sõbra eest, iga armsa venna ja õe eest. Ja tõesti palume, et täna, kui sinu sõna kuulutatakse, see võiks anda meile lootust, võiks kinnitada meid ja julgustada meid. Kiitus sulle, Kristus, et sa elad, et sa tõesti elad. Toon sinu ette ka eespalves meie armsa õe, kellel on ka diagnoositud raske haigus, kuid vaatamata sellele on temale sinu poolt kingitud usk, mis vaatab üle nende olukordade, mis kinnitab ja julgustab. Olgu temagi täna julgustuseks paljudele, kellega tema kokku puutub. Tänu ja kiitus sulle, et sa oled tõeliselt hea Jumal. Amen. Ja kes jaksab, jääme seisma ja kiidame koos Jumalat. Püha on, kummardun su ees, minu kuningas. Halleluuja, tulid maailma, uueks looma meid. Immanuel, Jeesus, ei jäta sa mind mu karjane, sa kannad hoolt mu eest. Immanuel, öises taevas oled pannud sa tähed säärama, mind siiski armastad, mu nime hüüdsid sa. Järgnen sulle nüüd, Immanuel, Jeesus, ei jäta sa mind mu karjane, sa kannad hoolt mu eest. Immanuel, Immanuel, Jeesus, ei jäta sa mind mu karjane, sa kannad hoolt mu eest. Immanuel, püha, 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 kummardun su eest, minu
oleks looma meid. Immanuel, Jeesus, ei jäta sa mind peal. Mu karjane, sa kannad hoolt mu eest. Immanuel ja veel. Immanuel, Jeesus, ei jäta sa mind peal. Mu karjane, sa kannad hoolt mu eest. Immanuel, 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 Jeesus, ei jäta sa mind peal. Mu karjane, sa kannad hoolt mu eest. Immanuel ja veel. Immanuel, Jeesus, ei jäta sa mind peal. Mu karjane, sa kannad hoolt mu eest. Immanuel, 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 Immanuel. Mu Jeesus, mu päästja, ei ole teist kui sa. Põlvitan ma su trooni ees ja imetlen su armastust. Mu kalju, mu kindlus, varjupaik tormide all. Kiidab mu hing ja kõik, mis mu sees, sind mu Jumal lõpuni. Hõisaku taevas ja laulgu sul maa, suur oled kuningas, auline sa. Müühab kõik meri ja langevad mäed su põhinsa nime ees. Laul
suur olen kuningas, auline samm. Mühab kõik meri ja langevad mäed su võimsa nime ees. Laulan ma rõõmust su käte tööst, sest iial meid jätta saa. Tean, oled ustav mu Jumal, sa lõpuni. Tean, oled ustav mu Jumal, sa lõpuni. Ustav Jumal, meie Jumal. Ustav Jumal, oled sa meie kuningate kuningas. Au ja kiitus Jeesus sinule, au ja kiitus Jeesus sinule. Suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au. Ta päralt on rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes ja taeva troon. Issand on ta, kes igavest valitseb taevas ja maa. Ta nimele andku au, rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au. Ta päralt on rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes ja taeva troon. Issand on ta, kes igavest valitseb taevas ja maa. Ta nimele andku au, rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au. Ta päralt on rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes ja taeva troon. Issand on ta, kes igavest valitseb taevas ja maa. Ta nimele andku au, rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Issand on ta, issand on ta, kes igavest valitseb taevas ja maa. Ta nimele andku au, rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Jumalale rikkus ja vägevus, tugevus ja au on tema käes. Kinnita oma sõpra, kes on sinu kõrval. Pööra ümber, kõnni veidi ringi, tervita, soovi midagi ilusat, midagi head sellel esimesel advendil, kus valgus särab. Tänu Jumalale igaühe eest, kes on jõudnud siia ja kes te olete ka kodudes
võid ka kõndida ringi teise tuppa ja öelda oma kallimale, küll on tore, et on esimene advent. Rõõm, 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 rahu, rahu, rahu. Tänu Jumalale, tore teid kõiki näha ja eks ta on nii, et esimene advent ikka ühe korra aastas jõuab kätte ja küll on hea, et siis on võimalus alati ka kokku tulla ja koos seda tähistada. Aga mitte ainult selle tõttu, vaid ikka selleks ka, et tundma õppida oma loojat, tundma õppida teda, kes on loonud kogu universumi, kogu maailma. Ja eks Jumala sõnaga on ka niimoodi, et sa võid seda aastakümneid lugeda ja arvata, et ma juba tean kõike, aga kui sa jälle kedagi kuulad jutlustamas, midagi on ikka, mis sind jälle kuidagi paneb mõtlema ja kõnetab, sest see sõna on tõeliselt rikkalik ja siia on väga palju, no arvata võib, ikka üle 1000 aasta kogutud materjal, väga palju Jumala poolt kirja pandud ja see kõik on meile õnnistuseks antud. Täna on meil ühel viisil jälle eriline koosolek. Me ütleme seda juba viimased, ma ei tea, mitu kuud, eriline koosolek. Ja selle erilise koosoleku teeb eriliseks see, et meil on erilised inimesed. Ja täna on ka meil tore tervitada õige pea meie armast õde Mariat ja muidugi ei saa ütlemata jätta, et Maria abikaasa on pärit siit kogudusest, Hans-Heiki Metsamaa. Mul on hea meel näha tema ema seal, tema sugulasi, vendasid. Väga armas, Hans on üks eriline noor mees ja Jumal on andnud talle ka erilised annid, millega teenida ja Hans on teeninud siin koguduses aastaid ja aastaid. Aga enne seda ma annan siit mikrofoni üle veel ühele armsale õele Angelale ja meil seisab ees ka üks võimalus külvata Jumala riigi töösse, nii et Angela tuleb ja julgustab meid selleks. Tere siis uuesti. Kui ma mõtlesin, millega julgustada, palvetasin ja siis suht kohe tõusis üks kirjakoht mulle mõttesse ja ma loen teile selle. See on 1. Korintuse raamatust, 14 peatükk ja 26 salm. Ja see ütleb, kui te tulete kokku, siis on igaühel midagi. On laulu, on õpetust, on ilmutust, on keelte rääkimist, on nende tõlgendamist. See kõik toimugu ülesehitamiseks. Mille ülesehitamiseks? Koguduse, Kristuse ihu. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et selline kirjakoht tõusis mõttesse. Ja siis edasi mõeldes tegelikult nii loogiline. Sest raha, kui me võtame kokku ohvri ja igaüks saab anda raha, see on samamoodi koguduse ja Kristuse ihu ülesehitamiseks. Ja ma julgustan igaühte, see on vabatahtlik annetus, ei ole kohustuslik, aga sellega me anname võimaluse Jumalal õnnistada seda, mida meie külvame. Ja samamoodi mitte, kui me võtame nüüd ohvri kokku, loomulikult igaüks võib külvata siia, aga ka ma julgustan olema ka tähelepanelik, kui Jumal kõnetab mingit muud moodi. Näiteks kellegile inimesele. Kas anda raha, kas öelda mingi julgustav sõna, ma ei tea, kutsuda koju õhtusöögile, mida iganes. Ja see haakub väga sellega, et kui te tulete kokku, siis on igaühel midagi teise ülesehitamiseks. Palume õnnistust ka sellele kokkupandavale ohvrile. Isa, me täname, et kõik, mis meil on sinu käest. Ma tänan, et sina oled meie varustaja, Issand. Ja sina kõnetad igaühte
ka konkreetse summa osas, kui inimene küsib sinu käest. Ja ma, Jeesus, sinu nimel ma õnnistan seda ohvrit, mis saab kokku võetud. Ja sina tahad panna oma õnnistuse iga inimese peale, kes külvab. Ja ma palun ka, et need, kellel ei ole midagi panna, ma palun, et neil hakkaks olema. Lihtsalt ma palun sinu hoidmist ja kaitset ja verevarju iga inimese üle Jeesuse nimel. Amen. Suur tänu, Angela, selle julgustuse eest ja nii kaua, kuni siis korvid ringi käivad, mina nimetan ka mõningad teated, mis seisab ees järgmisel nädalal ja ka mis puudutab siin natukene detsembrikuud. Et teisipäeva õhtuti on meil siis võimalus ikka koguneda siia kohviku poole peale ja osadusgruppi tulla ja arutleda teema üle, mida käsitletakse just tänasel koosolekul. Nii et need on olnud ka sellised huvitavad ja põnevad arutelud seal ja Veljo on kandnud siis sellest hoolt, et alati oleks ka teetass laual ja midagi tee kõrvale pakkuda ka. Nii et tere tulemast. Kolmapäeva hommikul taas võimalus tulla palvehommikule ja õde diakon Maiu on siis kolmapäeva hommikuti siin alati lahkelt vastu võtnud kõiki tulijaid ja koos palvetatakse ja vesteldakse Jumala sõna üle ja murtakse koos ka leiba. Ja kellel ei ole võimalik kolmapäeva hommikul palvesse tulla, siis avame võimaluse neljapäeva õhtul kell 7 ja pastor Tõnu on siin ja on võimalus tulla ka neljapäeva õhtul palvele. Järgmine reede kõigile noortele teadmiseks, et toimub noorteõhtu algusega kell 7. Ja pühapäeval siis jälle võimalus tulla siia paika ja kuulata Jumala sõna ja järgmine pühapäev jagan teiega Jumala sõna siis mina. Ja nüüd siis, mis puudutab ka detsembrikuud, täna on ilmunud uus infoleht, seal on ka kõik sisu ilusasti olemas, aga nimetan mõned asjad, et detsembrikuuses siis jõuluteenistus on meil siinsamas 24. ja me peame selle kella 5 alustame ja lõpetame kell 6, nii et siis teate arvestada ka oma ahjupraade, ahju panna või ära võtta, aga ma ootan teid kõiki siia ikka kella 5. 28. detsember peame koguduse jõuluõhtu peale jumalateenistust, mitte kohe, aga õhtul kella 4 siinsamas kohviku poole peal ja meie lõimumise grupp valmistab selle õhtu ette. Ma juba ootan põnevusega, kuidas meid lõimutakse seal siis, aga kindlasti olete tere tulemast ka sinna. Alfa kursus jätkub peale jumalateenistust pühapäeviti kella 2 siinsamas kohvikus, nii et võimalus veel liituda ja kindlasti soovitan seda ka teha. Olen tänulik ka meie armsale õele Küllile, kes on teinud ilusa jõulukaunistuse meile siia ja sättinud natuke siia-sinna siis ka jõulumeeleolu. Ja meil on ka sünnipäeva lapsed olnud sellel nädalal, kelleks on Merle Saar ja Alice Kallas. Ma neid kumbagi siin ei näe, aga soovime neile palju Jumala õnnistust uueks eluaastaks. Ja nüüd on veel, ma sain endale ühe auto. Sellel küll ratas puudub, aga auto missugune. Jah, ei pea vabandama. Et see kuu, mis nüüd kohe on tänasega läbi saamas, siis on olnud see minu jaoks ka üks eriline kuu, nagu ma juba mainisin, mitmete eriliste inimeste poole pealt, aga sellel kuul me oleme õnnistanud kogudusse uusi liikmeid. Kuu alguses sai 4 uut liiget õnnistatud kogudusse, Käti Õunpuu, Lisanna Õunpuu, Luukas Matekainen ja Jana Kuusk ja kuna Rael-Gretel Arge oli sellel ajal Soojalmaal, siis teda me õnnistame täna ja me oleme Jumalale väga tänulikud, Raelu, sinu eest. Raeluks teda me kutsume, et sinul on ka antud väga erilised annid, millega Jumala riigis kaasa teenida ja üks nendest on muidugi muusikaand, aga eks neid ande arvatavasti ma näen ka siis, kui ma saan tagasi selle koguduse liikme ankeedi. Seal on päris mitmed lahtrid, kuhu inimene saab märkida, mis on tema soovid koguduses teha.
Aga ma palun nüüd, Rael, et sa tuleksid siia ja ma palun ka, et meie kogudus tõuseks ja juhatuse liikmed, olge ka head, tulge siia ette, kes te siin saalis nüüd olete. Täna on täiskoosseis juhatuse liikmeid ka olemas. Ja meil on see suur õnnistus, et kui me näeme noori tulemas, see on alati koguduse tuleviku suhtes ka üks väga hea märk. Nii et meie sirutame siin oma käed, teie sirutate sealt oma käed siia poole ja me palvetame koos. Annan siit. Ja, kallis taevane Isa, me täname, ülistame sind sinu armu eest, issand, et sinu töö ei lõpe ja issand, sinu plaanid ei lõpe, issand, sa tõstad üles jälle uusi ja tood inimesi, issand, oma kuningriiki. Me täname väga laste eest, me täname väga noorte eest, issand, me täname, et nende käes on tulevik. Me kiidame, ülistame, issand, sind, et sina teed oma imelist tööd, issand, Raeli elus ka, issand, me palume, issand, ühte täiuslikku šalommi, issand, tema üle, issand, kuhu iganes tema jalad all astub, issand, et maa võiks kuuluda sulle, issand, ta võiks olla valguseks ja soolaks, kus iganes ta liigub, issand, ja mis iganes ta tee peale tuleb, issand, sina kannad ta läbi kõigist nendest olukordadest võitjana, issand, sa oled tõotanud seda ja me täname, issand. Ja mitte ainult Raeli, me palume ka, issand, sinu verekaitset tema ja kogu ta pere üle, issand, Jeesuse kallil nimel. Me anname sinu kätte ta, tänu sulle, tänu ja ülistus. Isa, ma tänan sind ka Raeli eest ja isa, ma täname, et sinu teed on tema teed ja sinu tarkus oleks tema teel ja sinu juhtimine ja õnnistus. Aitäh sulle, issand, Jeesuse nimel. Amen. Jumal, suur tänu, et sa oled meile ühe kalli õe toonud siia koguduse liikmeks juurde ja tegelikult ta on ju siin kasvanud. Ta on juba kasvanud meiega koos ja ta on juba osa meist ammu, aga Jumal, erilised õnnistused, erilised annid, issand, ja ma usun, et neid on tõesti palju tema sees peidus ja sa tood need esile ainult sellisel viisil, Jeesus, nagu sina oskad. Suur tänu, Raelu eest. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja sobilik koht. Ja meil on ka üks tunnistus ja kingitus sulle üle anda, Rael. Ja tunnistusele on siis kirjutatud ka üks kirjakoht Efesuse kirjast, 2. peatükk 19 ja 20 salmid. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Amen. Ja oma õnnesoovid saate pärast koosolekut siis Raelule ka üle anda. No nii, nagu ma nimetasin, on täna meie keskel Maria Metsamaa jagamas Jumala sõna ja Maria, sa võid ettepoole juba liikuma hakata. Aga Mariaga on minul olnud toredaid hetki koos läbi aastate. Maria on olnud ka EKNK-s noortetöö juht mõned aastad ja mul on õnnestunud isegi üks välisreis teha koos Mariaga ja küll oli tore näha ja kuulda seda kirge ja sädet sinu sees, mis põles heleda leegiga Jumalale. Ja ma olen tänulik, et ta ei ole kustunud. Muidugi sinu elus on toimunud palju sündmusi, sa oled 2 lapse ema, sa oled lõpetanud kõrgema usuteadusliku seminari, bakalaureuse kraadi omandanud cum laude ja sa oled välja andnud ka seoses oma kooli lõputööga ühe raamatu, mis ma loodan küll, et ühel hetkel näeb rohkemat trükivalgust, aga see on kõik, mida Jumal sinule on andnud ja mida sa oled soovinud, et inimesed sellest osa saaksid.
Ja minu jaoks ongi see nagu üks ääretult oluline lõik, et see, mis Jumal on mulle andnud, see ei ole ainult minu jaoks, vaid see ongi selleks, et jagada seda teistega. Ja üks and, mis ma usun ka Jumal on andnud sulle, on jutlustamine. Et sõnumite edastamine ka inimestele, sa oled teinud seda meie noorte hulgas, Toompeal oled olnud noortetööjuht ja paistab, et väga palju seisab veel ees. Ma ei ütle, et ma olen prohvet, aga ma teatud asju tunnetan küll, aga iga asi omal ajal. Nüüd ma olen tänulik, et sa oled vastanud meie kutsele ka ja otsustanud, et siis jagada meiega ka, mis on meie kuu teema, et isegi kui on raske, kuidas siis jääda püsima. Ja eks meil kõigile on tuttavad eluraskused ka. Ja vahel ma mõtlen, huvitav, Maria nii noor, kas tal mingeid raskusi üldse ongi, aga siis ma jään mõtlema oma noorusele, no ikka mingid kohad on küll, kus lihvitakse ja vormitakse ja voolitakse. Aga täname Jumalat sinu eest ja anname nüüd mikrofoni üle sinule. No näed, ime sündis. Ole hea. Aitäh sulle. Jaa, aitäh teile ja Alur, et võtate meid ikka alati vastu. Me väga armastame Nelikaaret, seda kogudust ja me väga usume teisse ja sellesse töösse, mis Jumal on siin tegemas. Nii et mina olen küll väga põnevil teie koguduse üle. Ja kui ma palvetasin, siis ma nägin ühte pilti ka. Ja ma nägin sellist nagu kivist pinnast, mis oli murenemas. Ja siis ma nägin, et selle kivise murenemise pinnase all oli üks väga viljakas ja valmis muld. Ja siis ma tundsin, et nagu see, mis seda pinnast siis murendab, on just teie koguduse palved ja head teod. Ja siis see kivine kate justkui nagu sümboliseeris nagu mingid raskused, mis on silmaga nähtavad, kas siis nagu ka see, kuidas inimesteni jõuda väljaspool kogudust või siis ka mingid koguduslikud uuendused, aga just ma nägin seda tugevat nagu julgustust ka selles osas, et see oli siuke õhuke nagu murenev kate, et see lihtsalt oli asi, mida sa näed, aga seal all oli tegelikult kõik juba väga valmis tärkama ja siis tundsin ka ühe kirjakoha sellega seoses Rooma 12:21. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Ja just see headus ja Jeesuse headus saab olla selle koguduse krooniks, mis siis särab inimestele ja mis võidab kõik. Nii et vot. Aga siis nüüd lähme koguduse teema juurde, mis on siis usus püsimine kriisides ja katsumustes. Ja mul tuleb kohe meelde Kruksi laul. Ma ei tea, kui paljud käisid Kruksi kontserdil just alles Tallinnas, aga siis seal laulus on ka see, et kristlased tee pole sire ja sirge, seal on kurve, kraave, künkaid ja orge. Ja ma usun, et iga inimene siin saalis on seda ka omal nahal kogenud. Ja ongi mina oma 25 eluaastaga tõenäoliselt ei suuda isegi ette kujutada, millest osad inimesed on pidanud läbi minema. Nii et ma proovin sellele teemale nagu väga alandlikult läheneda. Aga ma arvan, et see on ülihea teema, millest rääkida, sest et me ei taha kuidagi eitada ja teeselda seda, et kristlane olles võib vahel elu olla väga raske ja ebaõiglane ja valus. Ja põhjus, miks eitamine ja eiramine ei ole head, on sellepärast, et tegelikult see ei lase meil oma usku rakendada. Sest et kui me paneme selle kõrvale, siis me ei saa uskuda samamoodi nagu meeleparanduseks on vaja tunnistada. Nii et usk ei võrdu siis eitamine, vaid selle asja tunnistamine, aga ikkagi edasi uskumine. Ja nüüd me vaatamegi täna siis kirja heebrealastele.
Nüüd selle kirjaga on võib-olla natukene rohkem debatte olnud, et kes selle täpselt kirjutas, kellele täpselt see oli mõeldud, aga mis me saame öelda, on see, et need inimesed läksid läbi tagakiusust ja rasketest aegadest, mis on tegelikult paljude Uue Testamendi kirjade nagu kirjutamise põhjus ka, et väga paljudel oli raske sellel ajal. Ja mis me veel teame selle kirja kohta, on see, et need inimesed, kellele see oli kirjutatud, tundsid väga hästi Vanat Testamenti, ehk siis nad teadsid neid lugusid ja teadsid neid tähendusi ja märke, nii et tõenäoliselt see oli ikkagi kirjutatud siis juudi päritolu inimestele ja mõeldud siis niimoodi kristlastele. Ja nüüd me lähme Hebrealastele 10:32 alates. Kui teil on oma piiblid telefonis või raamatukujul, ma soovitan need välja võtta, sest et me oleme üsna palju täna piiblis kinni, mis usun, et on väga hea. Aga siia üles tulevad ka need kirjakohad, aga alati on minu arust enda omast ka hea vaadata. Aga nii, Hebrealastele 10:32 kuni 11:1 ütleb siis niimoodi. Tuletage meelde endisi päevi, mil teie, olles valgustatud, pidite taluma rohket võitlust kannatustes. Mõned teist tehti rahva avaliku teotamise ja tagakiusamise aluseks. Teised said osa nende kannatustest, kelle käsi nõnda käis. Te olete ju koos vangidega kannatanud ja rõõmuga talunud oma vara riisumist, teades, et teil endal on parem ja jäädav varandus. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Sest veel ainult pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama. Kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Nii, ja nüüd me hakkame siit salm haaval siis minema. Ja siin kohe siis 32. salmis on meil juttu siis sellest, et kuidas kristlaseks saamine, ehk siis siin sõnastatud, olles valgustatud, võis endaga kaasa tuua palju võitluseid. Ja see oli siis nii koguduse väliselt, kus kristlane olla ei olnud üldse väga soositud ja nagu me ka lugesime, oli palju kannatusi, millest nad pidid läbi minema, aga samas ka koguduse siseselt oli sellel ajal veel päris palju pingeid, sest et neil ei olnud ju sellisel kujul piiblit, nagu meil on tänapäeval, ja levis veel palju valeõpetust, oli veel palju nagu, et kuidas see täpselt on, nagu kuidas Jeesus täpselt on, meil on nagu juba hea võtta kinni, et 100% inimene, 100% Jumal, mis on siis kunagi nagu selgeks madistatud seal. Ehk siis koguduse sees oli ka päris palju nagu hõõrdumisi ja nii, et me näeme, et võib-olla need nagu teemad muutuvad, aga tundub, et seal, kus on inimesed, on alati nagu natukene niisugust nügelemist. Aga mis puudutab siis seda, et kristlane olla oli ühiskonnas keeruline, siis mulle isiklikult tundub, et me praegu ka nagu liigume järjest rohkem sinna poole, et kus siis nagu traditsioonilised ehk siis ka kristlikud väärtused ei ole enam nii hinnatud ja nii normaalsed, tavapärased. Seega nagu kristlaseks saades ja kristlane olles on kuidagi see väärtuste konflikt järjest kergem ja tihedam tekkima. Ja ma olen enda lugu ka varem jaganud, aga et kui ma sain kristlaseks, siis minu isa ütles esimese asjana selle peale, et see on nii hale ja ta ütles, et ma loodan, et see nii hale ei ole, et sa terve elu oled kristlane, et ma loodan, et see ikka läheb sul mööda. Ja siis ta ütles, et ma olen rikkunud ära tema unistused, et ta nii ootas, et ta saaks ennast koos minuga purju juua ja et me saaksime pidutseda koos ja nüüd mina olen tema unistused siis purustanud
ja ükskord ta ütles ka seda, et kui ma siis kavatsen vahekorraga abieluni oodata, siis ta ütleb, et ma ei ole enam tema tütar ja siis ta ütles ka seda, et tal oleks isana parem meel sellest, kui ma teeksin narkootikume kuskil tänaval ja oleksin prostituut, kui see, et ma olen kristlane. Ehk siis üsna tugevad asjad. Ja ühtlasi, kui ta nagu enne rääkis oma sõprade ja kolleegidega minust hästi ja nagu ikka sihuke isalik uhkus, siis ma sain mingi hetk aru, et ühel hetkel ta ei rääkinud minust enam üldse, sest et tal ilmselt oli lihtsalt nii nagu piinlik minu pärast. Ja see, et mina otsustasin järgida Jeesust, oli tema jaoks kuidagi nii hull ja nii mõeldamatu, et ta ütleski mulle selliseid asju. Sellel ajal ma olin teismeline, mingi 16 umbes, ehk siis te võite ette kujutada ka, mis nagu see kuidagi minu sees tegi või kuidas see pani mind tundma. Ja juba sellel ajal ma pidin siis väga läbi mõtlema, et mis see siis on, mida ma usun ja keda ma tahan järgida. Kas olenemata sellest kõigest, sellest vastuseisust, samuti minu emale see üldse ei meeldinud, et ma kristlaseks sain, et kas sellest olenemata, et minu perel on minu pärast piinlik, et minu osad sõbrad ei taha minuga suhelda, kas sellest olenemata ma ikka tahan järgida Jeesust ja see vastus oli ja see on ja see alati jääb, et ma tahan järgida Jeesust. Nii et juba lihtsalt sellest, et otsus järgida Jeesust võib tuua endaga kaasa igasuguseid erinevaid asju ja raskuseid ja seda me näeme ka siin piiblis, nii et mõned asjad ei ole muutunud. Ja ka see salm 33, lähme siis edasi, räägib siis avalikust tagakiusust, mis siis sellel Rooma impeeriumi ajal oli üsna tavaline nähtus ja siis ka sellest, et teised said siis osa nende kannatustest. Ja see, et teised said osa, on siis mõeldud samas stiilis, et olete üksihu Kristuses, kandke üksteise koormaid, olge üksteise vastu empaatilised, sest nagu teie raskus on ka minu raskus, teie valu on minu valu ja teie rõõm on minu rõõm ja vastupidi. Ja üks teema minu arust, millest ei saa üle ega ümber, kui piiblit lugeda, siis on ikka see, et Jumalale läheb väga korda, kuidas me teiste inimestega suhtleme ja milline meie karakter selle juures. Nii et see on nagu igalt poolt lihtsalt piiblit lugedes kogu aeg tuleb esile. Ja siis järgmises salmis 34 siis räägib vangistusest ja vara riisumisest. Ja sellel ajal olid siis vangistus ja näiteks vara äravõtmine võimude poolt üks taktika, et takistada Kristuse levikut, pluss siis see eelnevalt mainitud tagakius. Ja see oli kõik selleks, et hirmutada inimesi, et nad ei julgeks Jeesusele järgida, et kuidagi panna sellele piir, et inimesed ei julgeks tunnistada, ei julgeks edasi rääkida. Ja õnneks praeguses olukorras Eestis küll nii hull see asi ei ole, et me oleksime jõudnud nagu nii palju füüsilise tagakiusuni, aga osades kohtades maailmas juba ka on. Ma ütleks, et praegu Eestis on see rohkem sihuke võib-olla emotsionaalne ja puudutab rohkem nagu staatust ja kuvandit, mis on ka võib-olla keeruline, eriti meediaga ja siis tühistamise kultuuriga seotud. Aga mis on minu arust väga lohutav, on see, kuidas 34. salmis ütleb, et teades, et teil endal on parem ja jäädav varandus. Ja see siis viitab siin taevasele varandusele ja igavesele elule läbi Jeesuse Kristuse. Ehk siis siin tuleb mängu see igavikuline ja taevane perspektiiv. Ja ma usun, et see on väga loogiline, et me inimestena ei taha kannatusi ja me ei taha valu ja me ei taha ebaõiglust ja me ei taha haiguseid ja suhete purunemisi ja
eelmisel kuul minu väga kallis ja lähedane tädi suri 64-aastaselt kõigest nagu 3 nädalat peale oma vähidiagnoosi saamist ja kõik, mis ma suutsin lihtsalt mõelda, oli see, et ma ei taha seda, ma lihtsalt tahan, et seda ei oleks. Ja ma usun, et me kõik suudame nimetada selliseid asju, mida me ei taha, et olgu need füüsilised, võib-olla ka vaimse tervisega seotud teemad või mingid ebameeldivad, valusad olukorrad. Ja ma usun, et me ei taha neid asju, sellepärast, et me algselt olime disainitud ja mõeldud elama Eedeni aias. Ja seal ei olnudki neid asju ja seal ei olnud surma, mis meid lahutaks oma kallitest inimestest, seal ei olnud neid asju, mida me tegelikult ei taha siin maailmas. Ja ma usun, et Aadam ehk siis inimene mäletab seda kuskil enda sisimas, et me kõik tahame olla armastatud ja me tahame olla rõõmsad, me tahame olla rahul endaga ja sellega, kus me parasjagu oleme, me tahame kuuluda kuskile, me tahame, et meie raske töö ja pingutus kannaks vilja ja et valitseks õiglus ja me tahame elu. Ja ma usun, et me igatseme seda, mis oli ja me igatseme seda, mis on tulemas. Ja nüüd ma korraks hüppan selle kirja, ma hüppan nüüd Heebrealastele 11 peatüki, 13-16 salm. Ehk siis me oleme endiselt siin samas raamatus, lihtsalt natukene hüppame edasi, kus siis räägib iisraelaste usust, kes läksid taotletud maa poole, aga nüüd on see generatsioon, siis, kes sinna ei jõudnud, vaid jõudsid nendel lapsed. Ehk siis see esimene generatsioon, kes siis lahkus Egiptusest, aga siis suri enne, kui nad sinna jõudsid ja nii. Ehk siis Heebrealastele 11, 13-16. Need kõik, ehk siis see esimene generatsioon on ju, need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal. Kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad. Kui nende meeles oleks olnud maa, kus nad olid välja tulnud, küllap neil oleks olnud aega pöörduda tagasi. Ent nüüd nad ihkavad paremat, see tähendab taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast nüüd hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna. Ehk siis, jah, nad ei jõudnud, nüüd pange tähele, mööda laskmiste ja hirmu tõttu tõotatud maale. Aga me näeme, et nad jõudsid taevasele kodumaale, kuhu Jumal oli valmistanud neile ja kõigile oma lastele linna. Ta on valmistanud meile kodu, kus sarnaselt Eedenile ei ole neid raskeid asju. Ja see kirja kohta on kirjutatud ka üsna selliselt luuleliselt, et nad ihkavad kodumaad, jällegi justkui see igatsus, mis meie kõigi sisse on pandud. Elada koos Jumalaga palgest palgesse ja näha teda ja mitte kahelda ja saada aru ja elada valuta ja ilma raskete asjadeta. Ja see kirjakoht annab ka mõista või see lugu, et isegi kui mingid asjad siin maa peal ei lähe nii, nagu oleks oodanud, tõenäoliselt nad väga ootasid ka sinna taotletud maale jõudmist, aga siis see igavene perspektiiv annab ikkagi meile lootust, sest see on üks kindel asi, millest Jeesus tundes saab kinni hoida. Ja selle tegi Jeesus võimalikuks meile, kandes risti puhul meie üleastumised, et meie saaksime üks päev sinna taevasele kodumaale jõuda. Ja Heebrealastele 2.18 ütleb, et sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna,
võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Ehk siis Jeesus kannatas selleks, et ta saaks aidata meid. Ja oma kannatustes ta võitis meie eest. Ja meie Jumal ei ole selline Jumal, kes ei teaks, mida see kõik tähendab. See elamisel raskus. Muidugi on elamisel ka palju rõõmu, aga hetkel, kuna me sellest teemast räägime. Ja Jeesusele tehti liiga ja ta lasi sellel juhtuda selleks, et meie saaksime olla vabad oma pattudest ja et ühel hetkel need kannatused saaksid lõplikult otsa ja me saaksime osa sellest kodumaast ja sellest linnast, mille Jumal on meile valmistanud. Ja Jeesus tegi selle võimalikuks meie jaoks jõuda sinna samasse kohta, millest me just rääkisime, kus need esimese generatsiooni siis Egiptusest välja minejad ka lõpuks jõudsid. Tänu, Jeesus. Aitäh sulle, Jeesus, selle eest, et sa võtsid kannatused ja raskused ja et sa tulid siia maailma ja et sa tegid seda meie eest, et meie saaksime olla vabad ja et meil saaks olla rõõm. Ja ma tänan, et sinuga koos meil saab olla ka üleroomulik rõõm, kui ongi väga keeruline. Tänan, Jeesus, et sa oled teinud meie jaoks nii kalli ja nii ilusat teo. Ja ma palun, et me ei unustaks seda kunagi ja et me suudaksime seda hoida enda silmade ees, et see oleks just kui meie ankur. Aitäh sulle, Jeesus. Nii, nüüd me hüppame uuesti tagasi sinna heebrealastele 10. peatükki ja mis nüüd tekib üks hästi huvitav paralleel. Ma väga põnevil selle pärast. On 10. peatüki 35-36 salm. Ja mis ta nüüd ütleb? Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Teil läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Nii huvitav paralleel tekib siin. Iisraelased ei saanud kätte tõotust möödalaskmiste ja hirmu tõttu, aga Jeesus kandis meie möödalaskmised ja vaata siin salmis nüüd ütleb nii äge, ärge heitke oma julgust, ehk siis ärge laske hirmul tulla, et julgusega, kannatlikkusega ja Jumala tahtmist täites saaksite teie kätte tõotuse. Ehk siis Iisraelased ei saanud kätte tõotusi oma üleastumiste ja hirmu tõttu, aga et meie nüüd saaksime kätte tõotused lunastatutena ja julgetena. Sest et nii nagu seal siis nüüd edasi räägib, järgmises salmis tuleb varsti Jeesus tagasi ja õige jääb usust elama. Palun üks hetk. Kümme 39. Selle salmi ma olen endal pähe õppinud ja seda ma olen endale rasketel aegadel korrutanud. Ja ütleme niimoodi, et osad teevad deklaratsioone piiblist. Minu arust see ise lihtsalt ongi juba deklaratsioon piiblist. Nii et tundsin kohe kuidagi sihukest julgustust, et me võiksime öelda selle kõik koos kõva häälega. Nüüd see on siin ekraani peal ka. Ja kohe niimoodi, et te nagu mõtlete seda ka kohe niimoodi päriselt. Nii et teeme seda 3 peal. 1, 2, 3. Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Aamen. Meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks. Meie usume ja päästame hinge. Ja mis siin järgmises salmis veel ütleb heebrealastele 11.1 ütleb, et usk
on loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus. Ja nüüd ma olen seda varem ka lugenud ja siis tavaliselt see alati on veits nagu, et mis see nüüd siin tähendab täpselt. Inglise keeles tõlgib see salm ka näiteks niimoodi, et usk on usaldus või kindlus selles, mida me loodame, ja kinnitus või garantii selle kohta, mida me ei näe. Nii. Ütlen ühe korra veel. Usk on usaldus või kindlus selles, mida me loodame, usaldus selle kohta, mida me loodame, ja kinnitus või garantii selle kohta, mida me ei näe. Ehk siis usk on garantii sellest, mida me ei näe. Nii, ehk siis see loodetava tõelisus või see kindlus selles, mida me loodame, on siis üks tugev kinnistunud teadmine Jeesuses, Jumala lubadustes ja tuleviku lootuses. Ja mitte ainult nendest asjadest, mida me siin näeme esmapilgul. Umbes nagu see pinnas, mis ma enne nägin, see pilt. Mitte selles, vaid Jumala lubadustes. Sest et ongi, me võime siin elus näha nii palju raskeid ja ebakindlaid asju ja me ei leiagi kunagi nendest kindlust, sest et need asjad on ebaloogilised ja vahel meie pilgul meile tundub, et heade inimestega juhtub halbu asju ja meie pilgul tundub, et halbade inimestega juhtub häid asju ja me ei saagi mitte kunagi sellest kindlust, sest et siin ei olegi loogikat ja ma usun, et me ei saagi mitte kunagi nagu täpselt vastust selles üritades aru saada, miks just see asi, just selle inimesega juhtus ja nii edasi. Me lihtsalt sellest ei saa leida kindlust, vaid kindluse saab Jumalast, kes ise on kindel ja tema tõotustest. Ja nähtamatute asjade tõendus või garantii selles, mida me ei näe, ei ole lihtsalt ebamääraselt pimesi huupi kuidagimoodi uskumine, lihtsalt eiramine, halbade asjade eiramine, vaid et see on väga terav usk tegelikult. See on väga terav usk Jumala ustavusse ja tema truudusesse ja tema headusesse. See on valik jääda sellele kindlaks, isegi siis, kui me näeme mingeid teisi asju, isegi siis, kui me tunneme mingeid teisi asju. See on see usk ja otsus jääda kindlaks. Ja ma usun, et see igavene lootus aitab ka meid raskustest läbi kanda, sest et me teame, mis on päriselt tulemas. Me teame, mis Jeesus on meie jaoks teinud, me teame, et Jumal ise on valmistanud meile selle kodumaa ja selle linna. Ja muidugi lisaks lihtsalt sellele tulevikuvaatele, siis ma usun, et Jumalaga koos elu on nii palju parem. Sest et tänu Jeesusele on meil ligipääs Jumala armastusele ja halastusele ja imedele ja ma usun, et imed sünnivad ja ma usun, et haigused paranevad ja ma usun, et suhted lähevad korda Jeesuse nimel ja ma usun, et surnud inimesed saavad tõusta ellu. Ma varsti palvetan ka nende kõigi asjade eest. Aga lihtsalt selle jutlusega kuidagi ja selle kirjakohaga ma tahtsin anda ka seda, et kui me ei saagi millestki aru ja kõik ajabki nii segadusse, siis see on üks asi, millest me võime aru saada ja mis võib olla selge meie jaoks, mis aitab läbi ka siis, kui muidu on segadus ja küsimused. Ja ma ise olen ka kogenud väga suurt Jumala armastust ja armu. Ma olen saanud vabaks ärevusest ja hüljatuse tundest. Jumal on nii imeliselt ilmutanud mulle, kui hea isa ta on, isegi kui ma ei ise võib öelda selliseid asju, siis mida tema ütleb minu kohta. Ma olen leidnud enda identiteedi Jumalas ja Jeesuses ja ma olen ka näinud seda, kuidas läbi palve, ma olen näinud, kuidas jalad on kasvanud sama pikaks. Ma palvetasin ühe mehe eest, kellel oli kasvaja kõhus ja palvetasin tema eest paar päeva hiljem. Tal oli arsti kontroll ja see oli arsti poolt kinnitatud, et seda ei olnud enam. See kadus ära. Ma olen näinud, kuidas väga keerulised peresuhted on saanud korda täiesti üleloomulikult. Hans on näinud, kuidas ühest kõrvast Kurt hakkas taas kuulma.
nii palju imesid on, mis juhtub ja ma usun, et nende küsimuste pärast ja sellest, kui me oleme näinud, kui me oleme näiteks lootnud ime ja me ei ole seda saanud, siis ma usun, et me peaksime ikkagi minema selle ime järgi, sest et mult on nii palju küsitud nagu seda, et aga Maria, mis siis, kui midagi ei juhtu, kui me palvetame, ja ma olen seda varem ka öelnud, mis siis, kui midagi juhtub? Mul on olnud kordi, kus ei ole saanud terveks, aga mõtle, kui ma ei oleks näiteks selle mehe eest julgenud palvetada, kellel see kasvaja kõhus oli. Ei tea nagu, aga ta sai terveks, on ju. Nii et mis siis, kui midagi juhtub, mis siis, kui need imed juhtuvad. Ja ma olen näinud neid nii palju ja ma usun, et need juhtuvad. Sest et Jumal on see sama eile ja täna ja igavesti, see sama Jumal. Ja nüüd ma tahaksingi minna palve juurde, nii et ma lihtsalt palvetan teie eest. Mul on mõned tunnetussõnad ka, mis Jumal andis mulle enne, nii et siis me saame teie eest palvetada. Ja jah, lähme koos Jumala ette. See on ka võimalus, see aeg, kus me oleme Jumala ees, see on ka võimalus sinul vastata Jumalale selle kuuldu osas praegu. Et ma usun, et see oli üks kutse Jumalalt mõtlema nende asjade üle ja mida ma armastan nii väga meie Jumala puhul on see, et ta ei karda meie suuri tundeid ja ta ei karda meie suuri küsimusi, sest et tema on nii palju suurem sellest. Nii et ma julgustan ka, et mitte peitma nagu neid asju ära, vaid tooma need Jumala ette. Ja just nagu enne oli ka öeldud, et see tunnistamine on üks nagu võti selle juures, sest et kui me tunnistame, me saame parandada meelt, aga samamoodi kui me tunnistame, siis me nagu saame tuua selle asja Jumala ette ja saame võtta vastu selle lunastuse ka selle kohta. Kallis Jeesus, ma tänan sind nii väga selle eest, mida sa oled teinud meie jaoks. Jumal, ma tänan sind, et sa oled nii suur Jumal. Ma tänan sind, et sina saad anda selle igavikulise lootuse ja igavikulise perspektiivi, Jumal. Ja ma tänan, Jeesus, et sina ei ole ka kauge ja sa ei ole võõras nende asjade osas, millest siin maa peal peab läbi minema, Jeesus. Vaid sina tulid, sina said meie sarnaseks ja sina läksid läbi kannatusest ja valust. Jumal, ma tänan sind nii väga, et sina näed meid ja sina mõistad meid. Ja Jumal, ma tänan, et sinu käes on see lohutus, Jumal, mida me kõik nii väga vajame ja see rahu, mida me vajame. Et olla kindlad selles, kes me oleme ja mis hooajas me parasjagu oleme. Jumal, ma palun, et sa saadaksid oma sõna igale ühele, kes siin on praegu, Jumal, et sa saadaksid kinnitust, et sa saadaksid lohutust, et sa puudutaksid, Jumal. Ma tänan sind, Jumal, et sa oled nii leitav, et seal, kus me tuleme sinu ette, seal sina juba oled meid ootamas, Jumal. Aitäh sulle, et sa oled saatnud enda püha vaimu meid lohutama ja meid juhtima tarkusesse ja et sa oled valanud välja oma armastuse püha vaimu kaudu meie südametesse, Jumal. Ja ma tänan sind selle eest, et nii kaua, kui me oleme siin, siis meie lugu ei ole veel läbi. Ma tänan, et sul on meie kõigi jaoks veel plaane ja Jumal, et me saame elada sinuga koos täiel rinnal ja julguses, Jumal. Ma tänan, et sina, Jeesus, paistad meie seest välja, kui me lähme ka siit kogudusest nüüd välja, Jumal, sinna oma töökohtadesse ja kas või tänavatel või kus iganes, kuhu me lähme, Jumal. Ma palun, et sina paistaksid meie seest välja.
tänu sulle, Jeesus, et me saame olla sinu tunnistajad. Tänu sulle, Jeesus. Ja tänu sulle, Jeesus, et sina näed meid, et sina näed meie muresid. Ja nüüd ma tahaksin palvetada ka konkreetsemalt, et ma tundsin, et siin on keegi, kellel on nagu mingid tallaprobleemid. Ehk siis nagu mingid valud või pinged on taldades või nagu, et kõik ei ole kuidagi nii, nagu peaks olema. Ja siis ühtlasi nagu siin on nagu need kondid, et need kondid on kuidagi valusad. Ja siis teine pilt, mis ma nägin, oli kuidagi siin parem kaela pool ja ma ei saanudki nagu täpselt aru, aga ma nägin, et sellist nagu kuidagi hoidsid niimoodi siit nagu kinni, et midagi pärast tahan nagu seda kätt siin hoida. Ja siis kolmandaks ma tundsin ka seda, et kuidagi siuke tunne, et sa oled justkui oma peas kinni nagu, et nagu ei suuda kuidagi olla ja kuidagi mõtted on nii ülevoolavad, aga samas ka nagu nii paigal samal ajal. Ja et need küsimusi on rohkem kui vastuseid ja kuidagi siuke nagu enda peas nagu kinni olemise tunne. Ja nagu raskused magamisel ka selle juures. Nii et ma väga tahaksin nende asjadest palvetada ja võib-olla kui meil tuleb ka ülistus, siis kui sa oled üks nendest inimestest, võid tulla ka minu juurde palvele, et ma saaksin ka veel palvetada, aga ma tahan ka kogudusena palvetada selle eest, sest et nagu me enne ütlesime ka, siis minu koormad on teie koormad on minu koormad ja kuidagi kogudusena nagu seista üksmeelel. Nii et jah, ma palvetan. Kallis Jumal, ma tänan, et sina näed meie muresid, sina näed seda tallamure, seda kaelamure, seda peas olemise mure ja ka kõiki teisi asju, Jumal, kõiki vajadusi. Ja Jeesuse nimel me kuulutame, Jeesuse nimel me ütleme, need peavad lahkuma just nüüd. Jeesuse Kristuse nimel nendel asjadel ei ole luba siin olla, vaid siin valitseb Jeesus Kristus, meie ihudes valitseb Jeesus Kristus ja meie mõtetes meie südames valitseb Jeesus Kristus. Tänu sulle, Jeesus, et sinus on vabadus ja meil on võimalik seda kuulutada ja meil on võimalik see võtta endale vastu Jeesuse nimel. Tänu sulle, Issand, ja tänu sulle, Jumal, et sina aitad meil hoida meie mõtted ja meie südamed sinus. Tänu sulle, Issand. Tänu sulle, Jeesus. Ja nüüd ma usun, et me võime ülistusega jätkata, kui te saaksite tulla siia. Ja ühtlasi see ülistusaeg saab olla ka see aeg, kus vastata Jumalale selles kõiges ja tuua need asjad Jumala ette. Sest et ma olen ise olnud kohas, kus ma olen proovinud peita enda küsimusi Jumala eest ja peale seda, kui ma need lihtsalt tema ette viisin, oli nii palju parem ja kergem olla. Nii et ma väga julgustan seda tegema. Ja nüüd saame ülistada veel. Ja ma julgustan, et kui on mõni eestpalve vajadus, siis te võite tulla palvele ja ma saan veel palvetada. Ja võite ka üksteise eest muidugi palvetada. Aulist Isa tuleb pilvis laskumas ja kõigub kõik maa. Ma näen ta armuandi, mis patust puhtaks peseb meid. Me hüüame, Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges. Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges. Hosanna sulle kõrges.
terve noori, kes tõusevad, et võtta maa oma usuga, mis isetu. Ma näen, et ärkame taas, kui otsime ja palume, me põlvili, Hosanna, 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 Hosanna sulle kõrges, Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges, Hosanna sulle kõrges, Hosanna, 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 Hosanna sulle kõrges, Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges, Hosanna sulle kõrges. Tervenda mu süda puhasta, ava silmad tee, et ma näeksin sind taas. Armastava nii kui sa mind õpeta. Murra süda sinule, kõik, mis minus on, sinu riigi heaks. Teel, mis viib mind siit maa peal, kord taevasse. Hosanna, 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 Hosanna sulle kõrges. Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges, Hosanna sulle kõrges, Hosanna, 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 Hosanna sulle kõrges, Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges, Hosanna sulle kõrges. Tervenda mu süda puhasta, ava silmad tee, et ma näeksin sind taas. Armastama nii kui sa mind õpeta. Süda sinule, kõik, mis minus on, sinu riigi heaks. Teel, mis viib mind siit maa peal, kord taevasse. Hosanna, 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 Hosanna sulle kõrges. Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges, Hosanna sulle kõrges ja veel. Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges, Hosanna, Hosanna sulle kõrges, Hosanna sulle kõrges.
suur. Jehova ainus poeg on ta, kes tuli siia maailma ja võttis patuahela. Nüüd Jeesuses võin elada. Nüüd kuulun Jumalal ta perekonda. Kõik mured, haigused võtab Jeesus kanda. Mu südant täidab nüüd rõõm ja rahu. Kõik halb on möödunud, Jumalale tänu. Jumal, nüüd leping meil on temaga, et õndsaks usu läbi saan, kui järgin Jeesust hoolega ja hülgan patuteod kõik maa. Nüüd kuulun Jumalal ta perekonda. Kõik mured, haigused võtab Jeesus kanda. Mu südant täidab nüüd rõõm ja rahu. Kõik halb on möödunud, Jumalale tänu. Jeesus, ja tende kingitus Jumalad. Oled vastus taeva isalt saan, me parim arst ja tröstija. Au kiitus tänu sul kuuluvad. Nüüd kuulun Jumalal ta perekonda. Kõik mured, haigused võtab Jeesus kanda. Mu südant täidab nüüd rõõm ja rahu. Kõik halb on möödunud, Jumalale tänu. Nüüd kuulun Jumala ta perekonda. Kõik mured, haigused võtab Jeesus kanda. Mu südant täidab nüüd rõõm ja rahu. Kõik halb on möödunud, Jumalale tänu. Jumalale tänu. Vahel tunnen end nõrgana, vahel olen hoopis tugevam, võid öelda. Vahel nutan, vahel naeran ma. Vahel tunnen end kurvana, vahel olen hoopis rõõmsam ma. Vahel nutan, vahel naeran, kuid sind ikka kiidan. Ka siis, kui raskem on tee
jään püsima su armastuses, ka siis, kui raskem on tee. Jään püsima su armastuses, mind hoia sa oma käte peal. Kui tunnen end nõrgana, mind hoia sa oma käte peal. Ära lase mul langeda. Vahel tunnen end nõrgana, vahel olen hoopis tugevam. Vahel nutan, vahel naeran ma. Vahel tunnen end kurvana, vahel olen hoopis rõõmsama. Vahel nutan, vahel naeran, kuid sind ikka kiidan. Ka siis, kui raskem on tee, jään püsima su armastuses. Ka siis, kui raskem on tee, jään püsima su armastuses. Mind hoia sa oma käte peal. Ära lase mul langeda. Mind hoia sa oma käte peal. Ära lase mul langeda. Mind hoia sa oma käte peal. Kui tunnen end nõrgana, mind hoia sa oma käte peal. Ära lase mul langeda. Ära lase langeda. Ära lase langeda. Mind hoia sa. Mind hoia sa oma käte peal. Kui tunnen end nõrgana, mind hoia sa oma käte peal. Ära lase mul langeda. Mind hoia sa oma käte peal. Ära tunnen end nõrgana, mind hoia sa oma käte peal. Ära lase mul langeda. Ära lase langeda. Hoia käte peal. Ära lase langeda. Võtame ühe Reitpa loo veel lõppama, aga palve meil käib veel. Mõli ja tuur üles. Nüüd leidsin. Sa tõi valguse taas sinna, kus oli öö. Su arm elustas ja kurbuses sai rõõm. Sa tõid valguse taas sinna, kus oli öö. Su arm elustas ja kurbus
kurguses sai rõõm, sa pöörasid mu leinamise tantsus, sa pöörasid mu kurbuse rõõmuks, sa pöörasid mu leinamise tantsus. Sa pöörasid mu kurbuse rõõmu. Mu sees juubeldab kõik, mu südames kiituslaul. Sa lõid uueks kõik, ma seisan kindlal kaljul. Mu sees juubeldab kõik, mu südames kiituslaul. Sa lõid uueks kõik, ma seisan kindlal kaljul. Sa pöörasid leinamise tantsus, sa pöörasid mu kurbuse rõõmuks, sa pöörasid mu leinamise tantsus, sa pöörasid mu kurbuse rõõmuks. Võidan kõik ma alati, 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 võidan kõik ma. Sa pöörasid mu leinamise tantsus, sa pöörasid mu kurbuse rõõmuks, sa pöörasid mu leinamise tantsus, sa pöörasid mu kurbuse rõõmuks. Ja veel kord, sa pöörasid mu leinamise tantsus, sa pöörasid mu kurbuse rõõmuks, sa pöörasid mu leinamise tantsus, sa pöörasid mu kurbuse rõõmuks. Võidan kõik ma alati, 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 võidan kõik ma alati. Meil on palvehetk veel, ma ei tea, kas Alur tahad öelda õnnistussõnad, et me võime veel laulda palve ajal edasi. Ja tänu Jumalale selle kuulutatud sõna eest ka. Issand on koos meiega ja Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud päeva jätku ja nii nagu näete, eestpalve käib, kellel on siis ikka vajadusi, siis ärge minge ära ja laske paluda, aga kohvik on avatud, tere tulemast kohvikusse ja õnnistatud päeva jätku kõigile.